täna räägin sellist nelipühapäeva juttu ja tegelikult on need jumala asjad sellised, et nad on kõik seotud ootustega. Nüüd Jeesus hakkas rääkima, et kui ta ära läheb, tuleb püha vaim, siis selle püha vaimu ootusega nüüd selle Jeesuse jutu peale küll väga kaua ei läinud. Sellepärast, et üldse, kui nad ütleme, Jeesus oli taeva läinud, veel viimased käsud ja ässad ütleb, et oodake, ärge lahkuge Jeruusalemmast, enne kui te saate kätte selle lisatõotuse, ainult 10 päeva läks. No 10 päeva on ka vahest oodata võib-olla päris pikk, kui ootad nagu mingit asja. Ja nagu sõnast on nagu näha seal, et nad olid seal koos need 10 päeva. Sellepärast, et issand andis ja seal muidugi oli öeldud samamoodi, et see tuleb varsti. Et see oli tõesti selline ka, et mida nagu oli kohe nagu ette nagu öeldud sedasi, et väga kaua ootama ei pea. Ja tundub sedasi, et see grupp, kes nüüd sinna ootama läksid, need naised ja jüngrid ja need 120 inimest, kes seal olid, et nad siiski püsisid üsna hästi koos. Ja ega meile otseselt ei kirjutata, kas seal osad juba ära ka läksid, et ei viitsinud oodata, aga igal juhul nad olid seal, üheskoos olid ootamas. Ja siis sünnib see vaimu välja valamine. Ja see oli selline unikaalne päev, et seda ei ole tegelikult ajaloos selliselt kordunud. Sellepärast, et on see tuulekohin, mis on võimsalt, on need tulekeeled ja sellepärast on kallid nii, et selline, et kõik, kes seal on, selliselt täidetakse püha vaimuga ja saavad sellest osa, see oli eriline tegelikult oli hetk. Jumala vaimu väljavalamised on erinevad, Korneliuse kojas oli see teisel moel. Peetrus räägib sellist jutlust, mida ta ei olnudki väga ette valmistanud, sellepärast, et ta lihtsalt sai kutse, pidi sinna minema, Jumal teda lausa lükkas tagant, et sa pead sinna minema, ta läheb ja siis ta hakkab rääkima nagu seda, mida ta seal koha peal nagu mõistab ja räägib Jeesusest ja vaata siis Jumal valab oma vaimu välja. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et Jumal saab tegelikult oma vaimu välja valada nende inimeste peale, kes on ootamas. Sest tegelikult oli nii, et Korneliuse kojas oldi ka suure ootusega. Eks oli parasjagu vägev hetk ka, sellepärast, et üks tolle aja kõige võimsamaid apostleid, Jeesuse järgijaid, jüngreid oli tulemas nendele külla ühe pagana koju ja inimesed olid kokku kutsutud, inimesed olid tegelikult ootuses ja sellepärast on see niimoodi, et vaata nende kokkukutsumistega on vahest nii, et kui me selle ootuse liiga üles kütame ja meil midagi anda ei ole, siis me teeme halvasti. Aga sellel hetkel tegelikult on nii, et nad ei jäänud häbisse, sest et vaata, kes isandat ootavad, need ei jää häbisse. Ja sellepärast, kallid, täna ka lihtsalt tahan ütelda sedasi, et nagu sellised ootuse mõtted, sest et usurahvas, me oleme sellised, kes me elame ootuses, ma teen siin mõned kohad lahti, kõigepealt prohveti Jesaja raamatu 40. peatükk 31. salm. Selline tuntud ütlemine, aga tuletan täna meelde, aga kes issandat ootavad, saavad uut rammu. Nad tõusevad tiibadega üles nagu kotkad, nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. Ja sellepärast, kallid, nii see on. Tahad uut jõudu saada, oota issandat. Ja sellepärast jõud tuleb, te saate püha vaimu väe, 4 püha päeval, ütleme see sündis, et nad said selle väe, mis tuli issanda käes, selle jõu, mida issand väga otseselt oma vaimu läbi andis. Vaimudel on jõudu, ka kurjal vaimul on jõudu. Me näeme seda kurjuse maailma ja näeme neid inimesi, kes on, ütleme ka kurja vaimu käes. Me näeme sedasi, et neid vahest seotakse lausa kinni, sellepärast, et vaata, lugu on selline, et lihtsalt jõud on selline, et märatsevad ja vaja neid nagu isoleerida vahest. Sellepärast, et vaimne, nagu ikka vana ütlemine, hullul ja aurul on palju jõudu. Ja sellepärast nii see on, et aga kallid, see jõud on suurem, millest me täna räägime. Vaata, siin ongi selline lugu, et vahest tahab nagu jääda nagu selline tunne, et nagu vaenlasel on hirmus palju jõudu ja ta on väga vägev. Sellepärast, et ta nagu kuidagi isegi, teeb selle asja kuidagi nagu väga, väga võimsaks ja suureks ja meil on vahest nagu selline, ja ta ongi nagu, kuidas ütelda, silmades. Kui me mõtleme sedasi, Koljat oli suur ja Taavet oli väike, eks? Aga kumb oli suurem? Taavet oli tugevam, eks. Mis siis, et väike, aga suurem, eks. Ja sellepärast on see niimoodi, et ega kui neid lastele neid multikaidki tehakse, siis on see niimoodi, et vahest nagu vaatad seda, et kui see Koljat on sinna tehtud hirmsumalt võimsana ja tuleb ja see Taavet läheb oma kivide ja linguga seal, siis on see niimoodi, et pigemini on see esimeseks haarab tegelikult lapsi see Koljat. Ma mäletan, et kui siin omal ajal tegime siin Võrus ka seda taevaväravad ja põrguleegid, meil oli ka niimoodi, et kuradi osatäiti oli väga
väga kuidagi ilmekas ja väga hästi mängis ja viis neid inimesse põrgusse. ma nägin sedasi, kuidas see kurat vaimustas tegelikult neid, kes olid tulnud vaatama. see oleks pidanud olema otse vastupidi, aga see oli niimoodi, et lihtsalt oli sedasi, et osad olid järgmise võtab ja viib sealt põrgusse ära, tead. ja ütleme, et ja eks seal oli nagu võib-olla neid ka, kes ei olnud väga, väga avatud südamega. aga sellepärast, kallid, meil on vahest nagu see moonutatud pilt, sest kurat püüab näida siin selles maailmas väga suure ja ohtlikuna. aga kallid, meie sees on suurem ja sellepärast jätame täna seda meelde. meie relvad on tugevamad, me võidame ära kõik tegelikult need vaenlase rünnakud, kõik tema igasugused kavalad ja põlevad ja mis igasugused nooled, mis ta laseb ja sellepärast olgu meil lihtsalt julgust selle koha pealt, et Jumal suudab meid kaitsta ja meie ka saame hakkama. aga meie nüüd peame olema ootamas tegelikult Jumala abi. ja nüüd ongi see niisugune, et ootajad saavad uut jõudu. Ma teen nüüd Hebra kirja 10. peatüki lahti, Hebra kiri 10. peatükk, ja seal on julgustus ja just selle koha pealt, et me oleksime ikkagi nagu ootamas Jumala tõotuste täitumist ka. Teile läheb vaja kannatlikkust, et Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse. Sest veel pisut, siis tuleb see, kes peab tulema ega viivita, aga minu õige jääb usust elama, kui ta taganeb, siis ei ole minu hingel temast head meelt. Aga meie ei ole need, kes taganevad hukatuseks, vaid need, kes usuvad ja päästavad oma hinge. Vaata, ootamine on seotud usuga. Vaata, see Hebra 11.1 kohe on siin samaseks järgmine salm. Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus või teisiti on tõlgitud. Usk on kindlus selles, mida lootuses ootame ja kinnitus selles, mida me ei näe. Vaata, lootus on samamoodi seotud ootusega ja usk on seotud ootusega ja sellepärast vaata, Jumal on meid seadnud tegelikult sellisesse olukorda, et me oleme ootamas. 10 neitsid kõik ootavad. Ja sellepärast, kallid, ma ütlen, et vaata, ootuse aeg ei ole niisama lihtsalt, et vahid. See tegelikult on valmistusaeg. Vaata, siis oli nii, et targad kogusid õli ja nendel oli õli ja nad olid valmis. Ja vaata, sellepärast on see niimoodi, et kui me veel midagi nagu ootame ja oleme nagu sellises olukorras, siis me peame, nagu Peetrus väga huvitavalt ütleb oma kirjas, vaata, kui me issandat ootame, siis me peame olema toimekad selles ootuses. Ja see on 2. Peetruse 3.14. Seepärast, mu armsad, olge seda oodates toimekad, et teid leitaks tema ees veatuna ja laitmatuna rahus. Ja sellepärast on niimoodi, et kallid, see ootamise aeg tegelikult peab olema toimekas. Sest meile vahest võib tunduda sedasi, et ootamine niisama, et passin ja ootan. Ei, vaid pigemini on see niimoodi, et ka sellel ajal käib tegelikult selline ettevalmistus. Ootamise aeg on tegelikult, ütleme, miks Jumal ka meile nagu seda nagu lubab. See tegelikult, ootamine paneb meid proovile meie kannatlikkuse ja tegelikult tegeldakse sellel ajal meie iseloomuga. Ja sellepärast valdavalt, ütleme, inimesed on ju tegelikult on kannatamatud. Ja sellepärast, ja mõned on võib-olla liiga kannatlikud. Ma mäletan kord üks usklik naine oli ka, tal oli nii hea meel, et kiri tuli. Ja tema mõtles sedasi, et kui nii harva tuleb, et ma kohe täna lahti ei tee, et ma teen homme lahti. Tead, et ma täna seda kirja lahti ei tee. No tegelikult surmateade oleks võinud lahti teha küll, et ikkagi ruttu selle teada saada, selle asja. Aga see näitas tegelikult niisugust inimese niisugust suhtumist selle koha pealt, et tal oli nagu teatud mõttes nagu sellist iseloomu, tal oli see nii põnev, et ta lükkas seda omal jõul ka veel siis nagu sellisel moel edasi. Tavaliselt me kisume, nüüd enam ei tule neid ümbrikke, nii harva tuleb, kiskusid kuidagi puruks nii, et pärast mõtlesid, oleks võinud ilusamini lahti võtta. Aga kääridega lõigata, aga rebisid nii, kuidas said, eks. Aga kallid, nii see on, et issand tegelikult tahab meis kasvatada seda kannatlikkust, kasvatada meie iseloomu ja sellepärast see on tegelikult on see väga, väga hea aeg just selle jaoks ka. Nüüd nelipühapäev, kui mõtleme korraks seda olukorda, mis oli maailmas. Meil tagantjärgi on niisugune igavene superpäev, varane lõikuspüha, inimesed on Jeruusalemmas, Jumal valab oma vaimu välja ja inimesed tulevad päästmisele, Jumal annab Peetrusele hea jutluse, nii et see inimeste südametest läheb läbi. Aga tegelikult ei olnud see üldse hea aeg. Sest kui nüüd mõtleme sedasi, et 50 päeva tagasi või 53 päeva tagasi lüüakse Jeesus risti, ja ametlikult on Jeesus kuulutatud, et ta on täitsa selline riiklik kurjategija, keda tuleb surmamõistmisega rahva hulgast ära hävitada. Ja tegelikult Jeesusest rääkimine oli sellel hetkel oli täielik tabu.
see oli selline teema, millega ei tohiks tegeleda, tabu tähendab niisugust teemat, et ära puuduta. Et tabuteemad on sellised, et parem ära üldse puuduta, ole lihtsalt, ole vait selle koha pealt. Ja eks me näeme Apostlite tegude raamatu algusest, et kui seal, jüngrid hakkasid rääkima, siis neid kutsuti, öeldi, et olge vait, ärge rääkige sellest Jeesusest. Ja sellepärast, et vaata, see oli see teema ja sellepärast kallid. Vaata, milline aeg oli tegelikult, see oli pimeduse tund ja pimeduse võimus, millal Jeesus risti lüüakse, kõige pimedam aeg. Ja sellel pimedal ajal tegelikult issand valab välja siis oma vaimu ja tuleb nagu see uus tegelikult ajastu, see püha vaimu ajastu tuleb kätte. Aga teate, see on meile julgustuseks, sest ega meil ei ole ka praegu mitte sugugi hea aeg. Ja ütleme, selles mõttes on see nii, et ja võib-olla meie kõik isegi seda teatud ärevust ei mõista, kui koosoleku lõpus on meeles, siis ma loen neid suuri piirivalve ja politseiameti neid ohukirju ka täna võib-olla ette teile, mille koha pealt nemad hoiatavad ja räägivad, sest et tegelikult nagu tajutakse seda ohtlikku aega, milles me oleme. No ajad ongi sellised, milles me oleme ja elame. Ongi selline pimeduse võimus ja lihtsalt kurjus on siin selles maailmas väga tegutsemas. Aga teate, nüüd ongi üks hea asi. Kui on pime, siis tegelikult valgus paistab paremini. Ja sellest me peame paistma nagu taevatähed ja sellepärast on see niimoodi, sul on lihtsam olla tegelikult valguseks siin selles maailmas. Vaata, kui on üldiselt selline suhteliselt niisugune, enam-vähem niisugune ämaram aeg, siis see valgus nii väga ei paista, aga mida pimedamaks läheb, seda paremini hakkab paistma. Ja sellepärast meid vahest nagu häirib see, et miks see kuri peab minema kurjemaks, sellepärast, et pühad paremini paistaksid välja. Et vaata, see meie eristumine tegelikult tuleks esile, sest et see on tegelikult vajalik ja Jumal tahab, et meie eristumine tuleks tegelikult tugevalt esile. Nii et näe ka seda aega, milles meie praegusel hetkel oleme pimeduse mõttes, see on tegelikult on väga hea aeg. Lihtsam on valgust näidata. Ja kiitus Jumalale, et Jumala käest tuleb see valgus ja ole sina lihtsalt see tähekene, mis sa siin paistad selles pimedas maailmas ja saad olla nii mõnelegi õnnistuseks. Nüüd usk on selline ootamine ja meie usuisa Abraham on üks selline ootamise eeskuju. Vaata lugu, nüüd ütleme, Abrahami elust me päris seda niimoodi aru ei saa. Ütleme, et miks see Iisak pidi sündima siis nii vanas eas. Sellepärast, et ütleme, me seal otsest põhjust ei leia. Me mõne juures leiame otsese põhjuse, näiteks leiame, et Sakarias ja Elisabet, nendel sünnib siis, kui Risti Johannest oli vaja. Eks, et tema sündimise aeg pidi olema, nagu ütleme, kooskõlas Jeesusega. Eks, et vaata, see oli lihtsalt, et Jeesuse sünd ja Risti Johannese sünd. Ja nüüd oli Jumalal vaja kokku viia üks väike noor tüdruk, kes sünnitab Jeesuse ja kaks vana, kes sünnitavad siis selle Risti Johannese. Ja aga nüüd ütleme, see aeg klapiti täpselt niimoodi kokku, et see sobis, sest Risti Johannes pidi olema see viimane prohvet enne Jeesust ja sellepärast oli nii, et ta ei saanud varem sündida. Ta pidi tegelikult omal ajal esile tulema ja sellepärast oli see nii, et siis nagu mõistame sedasi, et vaata, kuidas Jumal seda nagu korraldas. Või nagu ütleme, Hanna elus oli sedasi, et Samuel sünnib siis, kui teda oli vaja. Ja Hanna tegelikult kaua kannatab sellepärast, et tal ei ole last, tunneb ennast nii alaväärsena sellepärast, et teisel on, aga mul ei ole. Aga tegelikult oli ta niimoodi, et ta oli Jumala plaanides. Ja sellepärast on niimoodi, et selle Penina lastest ei tea me tühjagi. Aga Samuelist me teame küll. Ja sellepärast kallid niimoodi, et sellepärast osad need asjad on sellised, et need ootamised on nagu, me väga selgelt mõistame, et need on Jumala riigi pärast. Abrahami elus on see niimoodi, et millal Iisak sünnib, aga Abrahami elu selline ootamise lugu on meil õppetund, et vahepeal sündis Ismael, et see, mida ise tehti. Ja sellepärast on niimoodi, me usuisast on õppida seda, et vaata, ootamine ei ole kerge, tulevad teised mõtted, et kuule, lahendame asjad teistpidi ära. Ja ma usun sedasi, kui me oma elu hakkame läbi kammima, meil on täpselt samamoodi. Meil oleksid osad asjad elus teistmoodi, kui me oleksime pisut veel oodanud. Aga kuna me ise tegutsesime, teatud asjad korraldasime ise ringi, siis elame seda elu, mida me elame. Ja sellepärast on see niimoodi. Ja tavaliselt on see niimoodi, et vaata nende Ismaelidega, nendega me tekitame endale tegelikult probleemi ja siis selle probleemiga me elame koos. Ega see kuskile nagu eriti ei kao, sest et mis on siia ilma sündinud, mis on juba tehtud, see jääb tegelikult meid nagu jälitama ja me peame ka nendes asjades nagu alati lahendusi leidma ja sellepärast on see nii, et nii ta
paraku on. nüüd on nii, et enamus oleme siin, kes me oleme juba vanemas eas, noh, meile see jutt on juba nagu selline, et noh, hea, kui isegi vanas eas rumalusi ei tee, eks, aidaku meid Jumal selle koha pealt, aga noorematele võiks olla küll selliseks tarkuseks, kui suudab nagu neid nagu sellised ootamised lõpuni ära oodata. Sest et isegi kõige raskem on see ootamise viimane hetk, kui kuningas Saul langeb, siis on see selline lugu, et ta ootab tegelikult 7 päeva Samueli poolt määratud aja nii. Võiks ütelda, ta oli perfektne. Ja ta võiks ütelda, mul on kõik tehtud. Aga Samuel, sind ei ole nüüd siin. Ja ma hakkan ohverdama. Aga ta tegelikult oleks pidanud selle 7. päeva ka lõpuni ootama. Aga vaata, lihtsalt oli niimoodi, et ta vaatas, et nüüd on juba nagu see norm täidetud. Ja vaata, Sauli elus oligi nii, et 2 korda oli Samueli poolt määratud talle 7 päeva. Esimene kord oli see, kui ta, kuningaks juba ära võiti ja siis öeldi, et lähed sinna ja siis ma tulen ka sinna Gilgalisse või kus nad seal olid, eks. Ja kus siis nagu Samuel esitles nüüd seda Sauli siis Iisraeli kuningana, ta oli ennast sinna vankrivarustuse sisse ära peitnud, aga see oli samamoodi seotud 7 päevaga. See 7 päeva talle raske ei olnud, ta pugas hoopis peitu, ta ei tahtnudki üldse esile tulla, et sellel hetkel oli veel selline asi. Aga nüüd see teine kord, kui ta nägi sedasi, et ta rahvas hakkab laiali minema ja kardavad vaenlast ja siis ta võttis kätte, et ma sööndasin praegusel hetkel ise hakata seda ohvriteenistust tegema, mida ta tegelikult tegema ei peaks. Ja sellepärast, kallid, siit on meil õppida seda, et ei tohi tegelikult oma volitustest üle astuda. Meil kõigil on omad volitused. Mis volitused on sul, võiks ütelda, töö juures, pea neid piire. Mis volitused sul, mis iganes on, kui sa oled mis ametites ja kohtades, eks. Kes on valitsuse juures, sa pead oma volituste piire pidama. Ja samamoodi on niimoodi, et lihtsalt iga positsioon, oled sa laps või lapsevanem või vaata, igal ühel on meil nagu selline teatud nagu sellised piirid, mille ületamine tegelikult põhjustab tegelikult probleeme. Ja sellepärast jää kindlaks, ära riku tegelikult piire, ära ole see piiririkkuja siin selles elus. Ja ka sellises ajalises mõttes pea lõpuni vastu. Kes otsani vastu peab, see pääseb. Ja sellepärast on see nii, et vaata see, kui Jeesus seda räägib, Mattiuse 24, ega see ei ole niisama öeldud, et kes otsani vastu peab. Ja sellepärast, et vaata, on võimalus tegelikult veel viimasel hetkel tegelikult komistada ja eksida ja sellepärast võtame kõiki neid hoiatusi väga tõsiselt. No nii, nüüd on niimoodi, et meil paremini läheks, siis on üks väga tähtis asi on see, et meie tähelepanu peab olema õige koha peal. Ja võtta tähelepanu, hiljuti siin kuulasin, Andrei Zapovalovil on niisugune huvitav rubriik, kus ta räägib selliseid tarkuse võtmeid ja ütleme, neid on üsna mitmeid lugusid, mis ta on juba sinna rääkinud ja internetist on need üleval. Ja vahest ma panen neid käima ja kuulan, hiljuti ma kuulasin ja just selle koha pealt samamoodi ta rääkis tähelepanust, ütles, et võtta tähelepanu, kuhu meie tähelepanu on pööratud. Ta ütleb lausa niimoodi, et see, kes on tähelepanu nagu köitnud, on saanud meie peremeheks. Kui meie tähelepanu on Jeesusel, siis Jeesus on meie peremees. Kui meie tähelepanu on pühal vaimul, siis on püha vaimul juhi roll meie elus. Aga kui see on kuskil mujal, siis ta ei ole seda, siis ta on, ütleme, Jeesus on kõrval ja püha vaim on siis kõrval ja sellepärast nii on. Võideldakse meie tähelepanu pärast, sellepärast on reklaamid. Sellepärast nad on, võideldakse reklaamidega. Inimesed teavad ja saavad aru sedasi, et kui nende reklaam läheb läbi kuskil, jõuab esikohale, sellepärast on see niimoodi, et internetis on see samamoodi ka, et mis seal tulevad esile ja mida siis näidatakse, sest see tegelikult see tähelepanu saavutamine inimeste silmade ees on niivõrd oluline tähtis asi. Aga meie peame tegelikult tegema teadlikult oma otsuse, et saada tegelikult oma tähelepanu suunatud õigesse kohta. Ja selleks on meie issand. Ma teen siia vahele täna võib-olla sellise väikese õpetuse ka interneti koha pealt. Vaata, siin oli alles, ütleme, selle nädala sees, me ise ei avastanudki seda, aga üks armas õde kirjutab, ütleb, et kuule, et kui minna teie kodulehele, ütleme, meie koguduse kodulehele, siis hoopis satud mingisse Türgi kasiinosse või ei tea, kus kohta tead, et selline, et täitsa siukesesse kohta lendad ära. Aga teate, see juhtus niimoodi, kes tegid Google'i otsinguga lihtsalt, et kirjutad see Võru baptisti või ja siis tuled me lehele, kui sa sealt kaudu hakkasid tulema, siis sa läksid. Kes tuli otse, kes kirjutas meie koguduse aadressis, see võrubaptisti.ee, tead, või ütleme, tead, tuled otse peale,
siis sa ei eksinud ära. aga kui sa kaudsemalt hakkasid otsima, siis olid eksitajad oli kohal. praegusel hetkel on proovitud ja nähtavasti kontrollitakse praegu, kas need eksitajad on meil minema löödud lõplikult või ei ole. Noh, rünnakuid on mitte ainult kogudustele, vaid rünnakuid pidi olema väga palju. aga siit on tegelikult on see selline, noh, kuidas ütelda, nagu moraal meile. Me peame väga teadlikult suunama oma tähelepanu. No siin oma pojaga vesteldes ütles, et nagu lähed internetti, hakkad me koguduse jutlust otsima näiteks, aga seal mingi teine ilus pilt särab sul ees ja sa vajutad hoopis sinna peale, hakkad seda kuulama. Vahest võib juhtuda nii. Tahtsid jutlust kuulata, kuulasid midagi muud. Sest hoopis paistis midagi muud, mis seal mingi väga vinge pealkiri pandud ja lähed ja pilt ka juures äge ja lähed sinna vaatama. Ja sellepärast on see nii, et kallid, meie tähelepanu tegelikult peab olema ka meie endi poolt suunatud õigesse kohta. Sellepärast, et vaata, kuidas Eeva saab selle langemise. Lihtsalt kurat tuleb rääkima ühest puust, mis on kogu aeg ju aias. Ega see puu sellel päeval sina heita tulnud, see on kogu aeg. Teda ei häirinud see puu, see hea kurja tundmise puu. Las olla siuke hea ja kurja tundmise puu. Isegi elupuu ei huvitanud neid, võiks ütelda. Sellepärast, et nad elasid, nendel oli küllalt hea seal olla. Ja jumal suhtleb nendega, kõik on hästi. Aga ühel päeval üks asi tehakse tähtsaks. Ja selleks on see hea ja kurja tundmise puu. Ja tuletatakse meelde muidugi, et sellel oli keeld. Isegi see keeld, mis oli senimaani, nagu ütleme, nagu neid ei häirinud neid. Nad ei olnud üldse nagu häiritud, et kuule, seda ühte asja ei või. Elasid nii, kuidas elasid, eks. Aga siis tulevad reklaamid, see teeb siin targaks, saate kui jumalad, ja vaata, siis läks asi põnevaks. Aga kuidas tegelikult siis targaks saada ja kuidas jumalaks saada? Hakkas see asi pihta. Ja tuligi tegelikult langus ja oli tähelepanu võidetud ja inimene ise tegelikult tegi. Ainult oli üks selline väikene suunamine ja sellest piisas ja läks. Ja sellepärast kallid, väga tähtis on täna ka kontrollime, et kus on meie tähelepanu. Ma usun sedasi, et valdavalt täna, kes me tulime Jumala kotta, meil on tähelepanu 4 pühapäeval. Ja sellepärast ma usun sedasi, et osad meie tulime väga armastuses sellepärast, et on täna just 4 pühapäev, et tulime siia. Et see on see päev, kus me tuletame meelde, et Jumal oma vaimu välas välja kõige liha peale ja me oleme nüüd selles ajastus elamas. Ja sellepärast Jumal paneb täpselt tähele ka, kus on meie tähelepanu. Aga nüüd me tähelepanud võivad olla meil iseendil, meie haigustel, meie hädadel, meie olukordadel. No ütleme, kõigil võivad olla meie tähelepanu. Oled oma lainetel, nagu Peetrus läheb tähelepanu sinna, vajud, midagi teha ei ole, hoiad oma pilgu Jeesusel, ei vaju. Ja sellepärast ja lained samasugused, vesi samasugune, ainult teine olukord. Ja sellepärast vahet ei ole, mis su elus praegusel hetkel toimub. Kui sa hoiad oma pilgu issanda peal, sa ei vaju, sa lihtsalt püsid. Haiguses püsid, igasuguses olukorras, vaesuses, rikkuses, mitte midagi suga tegelikult halvasti ei lähe, kui sa põhimõtteliselt oled hoidmas oma pilku, oled hoidmas tegelikult issanda peal. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Nii et kiitus Jumalale tegelikult, et Jumal on igati hoolitsenud meie eest. Ta ei ole jätnud meid vaesteks lasteks, nii nagu Jeesus räägib ette, ütleb Johannese evangeeliumis, et saadan selle teise lohutaja, ma ei jäta teid orbudeks ja lihtsalt püha vaim tuleb, ta hakkab juhtima teid kõigesse tõtte ja meelde tuletama ja on teiega ja jääb teiega ja see on võimas tegelikult. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et meie, kes me oleme vaimust sündinud, me vajame tegelikult mitte ainult vaimust sündi, me vajame vaimust elu igal päeval. Meie loomulik olek on, et oleme vaimu täis. Sellepärast, et vaata, siis ei ole mitte mingil muul asjal ruumi. Sellepärast, et vaata, kui sa oled siuke pool tühi, siis on pool nagu mingi muu asja jaoks. Ja sellepärast on see nii, et Jumala lapse tegelikult norm on see, et olla vaimu täis. Nii kui alguses ütlesin, Jumal ei anna vaimu mõõdu järgi, tal seda limiiti ei ole. Usud, nagu kiri ütleb, hakkad üle voolama, sellepärast, et selle juust voolavad elava või jõed. Jeesus rääkis oma vaimust sellest seal Johannese 7. peatükis sellel hetkel, kui ta seda kirja uskumist tegelikult rääkis. Nii et kiitus Jumalale, et meil on Jumala vaim, kes tahab meid täita ja kes on meile tegelikult nii suureks abiks kõiges. Nüüd on nii. Nüüd meil on tähtis praegusel hetkel ära märgata ka see, kus Jumala vaimu tuli põleb. Ütleme, 4 pühapäeval põles ta seal ülemises toas. Ühel päeval ta põles Moosesele kõrbesse, põõsas. Mõtlesin, miks see põõsas? Et selline huvitav asi, et Jumal nagu selle põõsa kaudu seal, me ei hakka seda põõsalugu lahti tegema, ma usun, me kõik nagu enam-vähem teame seda, kui Moosese tähelepanu köitis see põõsas, miks see põleb ja ära ei põle. See tõmbas nagu tegelikult tähelepanu. Vaata, oli see aeg ka, kus tõime kogudusse kaskesid 4 püha ajal ja mäletan seda,
et ühel korral, kui läksime kaski tooma ja ma ei mäletagi, kas meil kased olid peal või ei olnudki veel, seda ei oskagi enam meelde tuletada, aga igatahes see auto meil kogudusel oli üks Niiva, see läks tookord põlema. Siin selle Võru ringtee peal, ütelda seal Räpina poole mineku, selle maantee nurgas seal kuskil enam-vähem. Ühel hetkel on niimoodi, et noh, et automootor sureb välja ja enam ei sõida, tead, edasi, tead, lihtsalt veereb oma inertsist. Ja noh, ja siis ma käivitasin veel korra ja kui ma käivitasin, siis ta plahvatas põlema. Sest vahepeal oli juhtunud see, et noh, et bensiinivoolik, mis pumba juurest tuli, oli lihtsalt tulnud lahti, noh, mis karburaatorisse läks, oleks pidanud sinna bensiini suunama. Ta pritsis kõik selle kapotialuse täis, siis üks väike säde ja lihtsalt kapotialune põleb. No kes Niivat teab, tagavarratas on ka keset mootorit seal veel peal ja siis seda bensiini oli nii palju, et auto alla oli tilkunud ja see põles ja kapotialune põleb ja siis oli niimoodi, et noh, ma mõtlesin, et nüüd on kõik, lapsed olid ka peal, need karjusid tagant, Niival uksi ka ei ole, et lase välja vähemalt siit autost tead. Ja noh, saime kõik sealt välja ja tulekustutit ei olnud, üks piimautojuht tuleb, tal ka ei olnud tulekustutit, oli selline aeg oli veel. Tal oli käterätik, ta tuli ja lehvitas selle käterätikuga seda. Ja see oli selline, aga tead, põles ja ära ei põlenud. Põles, lakkus ära kõik selle bensiini. Üks, noh, ütleme, see mingisugune plastikust, noh, mina ei tea, oli see aknapesu, ütleme, see paak või see läks kõveraks ja mõned juhtmed põlesid paljaks isolatsioonist, et lihtsalt olid, noh, traadid väljas, lihtsalt kus tuli võttis, aga üldiselt oli nii, et lakkus ja kõik selle ära, selle bensiini ja kustus ära. Ja see oli ka nagu minule, vaata eile tuli mulle nagu see meelde, ma mõtlesin sedasi, niisugune põleva põõsa lugu ja ei noh, see auto ma ei hakkagi rohkem rääkima, see oligi paras lugu meile niikuinii, seal oli, selle auto ümber oli palju asju. Jumal tarvitab igasugu asju, põõsaid ja vahest niisuguseid autosid ka, kui on tarvis. Ja ta lihtsalt tegeleb meiega, et meie tähelepanu tegelikult kätte saada. Nüüd Mooses oli selline karjane, no kes oli tegelikult läinud, nagu sõna ütleb, et ta oli läinud nagu sinna Jumala mäe lähedale, ta oli kaugemale tegelikult läinud. Tead, ega sa neid põlevaid põõsad igalt poolt ei leia. Sa pead natukese kaugemale minema. Sellepärast, et vaata, siin on niimoodi, et Mooses läks kaugemale sellel korral. Ja vaata, nüüd on see selline, et vaata, meie samamoodi, noh, ütleme oma usuelus, kui me kaugemale ei lähe, kui meil on lihtsalt niisugused 2-3 sammu, et hommikul, et Jumal õnnista mind, et mul hästi läheks, siis sa kaugele ei läinud. Sa pead minema sügavamale, sa pead minema kaugemale, siis sa tegelikult hakkad neid põlevaid põõsaid ka nägema. Siis hakkad kuulma, mida Jumal hakkab rääkima, siis sa saad Jumala käest ülesandeid. Ja sa saad, paljud elavad nii muretult ükst elu, et mitte ühtegi ülesand Jumala käest ei ole. Sest ühtegi põlevat põõsast pole olnud, ühtegi juttu pole olnud, aga kes natukenegi on sügavamale läinud, sa hakkad kuulma seda, mida pühavaim sul käsib teha, mida sa pead täna tegema, mis on su ülesanded. Ja sellepärast aidaku meid Jumal samamoodi täna ka, et meie jõuaksime nende, kuidas ütelda, nende kohtade peale, kus põleb. Ja ka üksikult, noh, meie vahest leiame nii, et kui kuskil koguduses tuleb ärkamine, me jookseme sinna kokku. No see on tavaline niisugune, noh, printsiip inimesed, igavene põnev, lähme vaatame, et kuidas see värk käib, ise ka olen käinud neid asju vaatamas. Aga tegelikkuses on see niimoodi, et aga mis mul sellest on, kui kuskil teised ärkavad? Ma ise pean tegelikult ärkama. Ja sellepärast on see niimoodi, et me võime ju käia vaatamas, me särame alati, kui inimesed saavad päästetud ja iga lapse sünd on rõõmus asi, eks, ka vaimulikus mõttes. Aga põhimõtteliselt Jumal tahab meiega saada isiklikku jutu, nii et me lihtsalt ei näinud sedasi, et me nägime seal, ütleme need, kes seal Jeruusalemmas olid, et 3000 inimest saavad päästetud ja käivad ristimisel ja te inimestele, meeldib. Siin Võrus ka vahest, kui mõned ristimised on, mõni küsida, et millal te jälle teete, et me jälle tuleks sealt kalda pealt vaatama. Aga mis see sind aitab? Mitte midagi ei aita, keegi oli valges riides, pisteti vette, tuli välja. Ja ongi lugu sulle, oi, see oli ilus, tead. Aga kallid, sellepärast on, aga see isiklik lugu, et sina tegelikult saaksid issandaga kokku, issand sinuga räägiks ja et see nagu juhtuks. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et meil on õppida ka selle koha pealt just Moosese käest, et tema tähelepanu läks ja ta leidis ülesse, kus tegelikult Jumala tuli oli põlemas. Ja ülesanne ka, aeg oli minna Iisraeli rahvast Egiptusest päästma ja õigel ajal jälle see põõsas põles. Siis on see selline, et on öeldud sedasi, et Jumal tuli alla sellel ajal.
noh, jumal on kõikjal, meil on vahest see niisugune alla üles, et no läheb sassi sedasi, et jumal, kus sa siis olid nüüd, eks. et aga ta tuli alla vaatama. Me näeme Soodoma ja Gomorra, kuidas inglid on ja issand on seal, kui nad seal räägivad Abrahamiga juttu, tead, eks. Jumal tuleb vahest tegelikult väga tegelikult kohale, sellepärast, et asi on tõsine ja lahendusi on vaja. ja nii ta on. aga nüüd, kallid, meie elus võib olla selliseid momente, tuli langeb ja pärast tuld on niisugune üsna kõhna olla. See on selline, nagu Karmeli mäel oli, eks, et vaata, noh, Eelia lubab nendel kuldvasika omadel, ütleme nii jutumärkides, nendel Baali prohvetitel, et tehke ennem oma värk ja ennem oma ohver ja paluge ise ennem see tuli alla. No ei tulnud tuld, eks. Ja pidid ise seal karjuma, tantsima, ennast seal, ütleme, lõikama ja veritsema ja noh, tegid oma jamasid seal. No ütleme, ei mingisugust tuld taevast ei tulnud ja siis ühel hetkel nad lihtsalt lõpetavad ja Eelia ütleb, et tulge nüüd minu juurde, teeb altari korda, valab vett peale, palub ühe väikse palve, tuli tuleb, tapab ära need Baali prohvetid ja läheb. Ja vaata, ja siis tuleb tegelikult Eelia elust tuleb üks selline kitsas hetk. Vaata, sa oled nagu noh, sest et Iisabel saab maru vihaseks, ütleb, mis asja, tead, see mu prohvetid ära tapnud praegusel hetkel. Ja nüüd on niimoodi, et Eelia ehmatab ka nagu selle peale ära, mis on nagu sündinud, ta on väga mures oma hinge pärast, see on esimese kuningate 19. Kui Eelia seda nägi, noh, seda Iisabeli ähvardust, siis ta võttis kätte ja läks ära oma hinge pärast ja jõudis Beersebasse, mis kuudub Juudale ja jättis oma poisi sinna. Siis ta käis ühe päeva kõrbes veel ühe päeva teekonna ja siis ta tahab seal, soovib juba vahepeal surra aga jääb magama, üks ingel puudutab ja ütleb, et kuule, tõuse ja üles ja söö ja nii on mõnel korral, eks. Ja et sul on veel pikk tee minna. Ja 8. salm, siis ta tõusis, sõi ja jõi ning käis selle söömise rammuga 40 päeva ja 40 ööd kuni Jumala mäeni Horepini. Vaata, sa pead jõudma välja Jumala mäeni. Ta jõudis Jumala mäeni välja, ta käis selle rammuga, ta läks sinna. Siis ta läks sinna ühte koopasse, vaata jõudis kohale ja noh, puhkab seal jälle ja issand küsib, et mis sa siin teed, ta ütleb, noh, ma olen üksi jäänud ja teised on kõik suust taganenud, räägib seda juttu issandale. Aga ja siis on niimoodi, et ühel hetkel, kui tuleb see tasane sahin, siis Jumal noh, tuleb, kõnetab, annab ülesanded. Aga teate, mis siit on õppida? Kuhu õige jookseb? Jumala mäele jookseb. Täna ma palusin, et lapsed hakaku peitust mängima, et ja olgu see peituse mäng, et peitku ennast issanda juurde, kõige parem peidukas. Lapsed on väga õnnelikud, kui peitust mängudes neid üles ei leita kaua aega. Läheb võib-olla igavaks istuda seal kuskil peiduseks, aga hea peidukoht oli ja keegi ei leia. Ja sellepärast issand on kõige parem peidukoht, kus iganes olla. Ja sellepärast on see nii, et ja seal on niimoodi, et Eelia on samamoodi. Ta saab sealt muidugi ülesanded, et sa pead minema maailma keskele tagasi. Sa ei saa jääda siia Jumala mäele, sa lähed, võiad sa Süüria kuninga ja võiad Elisa enda asemel prohvetiks ja Jehu võiad veel kuningaks ja antakse need ülesanded ja läheb. Aga meil on kallid õppida sedasi, et kuhu tuleb minna. Ja kui sa oled läinud, siis me näeme sedasi samamoodi, et ta pidi ootama seda, kuidas Jumal hakkas seal temaga tegutsema. Alguses tuleb võimas tuul, siis tuleb maavärisemine ja Jumalat ei olnud nendes. Me peame ära tundma, millal ja kus on Jumal. Sest meil on vahest on selline lugu, et ükstapuha, mis nagu sünnib, me mõtleme, et kohe on see Jumal. Vaimust pead ära tundma, kas on või ei ole. Osad asjad on ka inimeste üles puhvitud asjad, ja tegelikult ei ole Jumalast mitte midagi tegelikult, sest et liha saab mässata ja möllata ka. Sa pead vaimus ära tundma sedasi, kus on Jumal ka praegusel ajal üldse tegutsemas ja ei tasugi tegelikult mujal aega raisata. Nii et nii ta on. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on läkitanud oma vaimu siia sellesse maailma. Ja ta puhub, tuul puhub nii, kuidas tema tahab, Johannese 3 räägitakse. Meie määrata see tegelikult ei ole. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et meie lihtsalt oleksime nagu leidmas ülesse, kus on Jumal tegutsemas ja millise moel. Vaata, see on Jumala läkitatud tegelikult abi meile siia sellesse maailma. Ja selleks, et me seda tarvitaksime, sest et seda, sõna väga selgelt õpetab, et see on niisugune Jumala lapse olemus olla Jumala vaimust juhitud. See on lihtsalt, see on nii loomulik, et Jumala last ei pea mitte keegi teine juhtima kui Jumala vaim. Nagu Rooma 8. peatükis 14, kus seal on öeldud, eks. Ja see on tegelikult meie juhtija. Ja kiitus Jumalale Jumala vaimu eest. Ma leidsin ühe sellise huvitava koha,
ja see, ma teen lahti korraks selle, see on Hosea raamatu 12:13. Mõnest prohvetist me räägime vähe ja näiteks eks Hosea isegi nende hulgas, aga täna need ühe koha väikse võtan. ja ma ise vaata otsisin neid ootamise kirjakohtasid ja siis ma jõudsin selle Hosea raamatu juurde ja lugesin ja leidsin ühe niisuguse huvitava salmi, see on 12. peatüki, kus sa mul oled, ja 13. salm. Hosea 12:13. ja siin on jutt Jaakobist, keda hiljem nimetati siis Iisraeliks. Jaakob põgenes Süüria väljadele. Iisrael orjas naise pärast. Naise pärast hoidis ta karja. Mis sul praegu mõttesse tuleb? Millal tuleb Jeesus? Võttis orja näo, Philippi, kas 3:20, sai inimese sarnaseks, tuli karja hoidma, hea karjane. Orjas naise pärast, meie pärast. Kristuse pruut nii armastas, ühe pärast 7 ja teise pärast 7 ja meie igaühe pärast. Kiitus Jumalale. Ja tead, mõtled, et kui põnev on tegelikult, ma pole kunagi seda salmi näinud. Ma lugesin, Jaakob põgenes Süüria väljadele, Iisrael orjas naise pärast. Ja automaatselt mõtlen, see on Jumala vaim, kes näitab sellel hetkel, et see on kogudus, millest siin on räägitud ja siin on Jeesus. Jälle Jaakob on nagu selleks eelpildiks. No sa tuled taevaaust. Ütleme, et ta põgeneb tegelikult ära oma isa kodust, kus tal oli küllalt hea oli olla, võiks ütelda. Aga no midagi teha ei ole, kui siin Jakob peale mõtled. Ja siis hakkad armastama ühte naist ja sulle seda ei anta, antakse alguses teine, tead, ja pead ühe pärast 7 ja teise pärast 7 orjama. Aga kiitus Jumalale, sellest kallid, ja vaata, ja nüüd on see üks selline lihtne näide, kuidas Jumala vaim saab lihtsalt sõna elavaks teha. Vaim teeb elavaks. Hoopis teistmoodi lugeda. Muidu loed selle loo ära, tead, mis seal oli keeruline värk, aga siis leiad äkki sedasi, et leiad oma issanda jälle sellest loost. Nii et kallid, nii ta on. Et sellepärast püha vaimu juhtimist on väga vaja me elus. Näed, Eelia juhiti küll sinna Kriti äärde või Sareptasse või siis õigel ajal Karmeli mäele. See kõik on tegelikult on nii tähtis, et olla tegelikult vaimust juhitud. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me just oleksime sellised, et me armastaksime oma issandat ja oleksime talle kuulekad. Tegelikult ühte asja nägin veel, et Eelia soovis oma need viimased hetked, sest et varsti oli tal taevaminek, läks, ta soovis üksi olla. Aga Elisa ei lasknud enam, käis aga kannul kogu aeg, ta muudkui raputab, et ära tule enam, ma nüüd lähen, ma lähen nüüd Jerikusse, ma lähen nüüd sinna, et ennad, et kus ta seal igal pool läheb, eks. Elisa, ei, ma tulen järgi. No mis sa tahad? Tahan 2-kordset võitmist, mis sul on? No sai ka selle. Ja aga siit oli näha sedasi tegelikult, kuidas Eelia armastas seda üksi olemist. Kuidas armastas üksi olemist. Kas sa oled õppinud armastama üksi olemist issandaga? Mina küll armastan. Ma otsin neid kohtasid, alati ma ei ütle, teen ilusat nägu ka, kui mul see üksi olemine ära rikutakse. Aga lihtsalt pead olema teistega ka koos, oled ju lepingusse astunud. Ja sellepärast, aga põhimõtteliselt naudid, võtad, see on kõige parem. Vahest teed teistmoodi, et ma lähen, praegusel hetkel nii. Lihtsalt, et tahad tegelikult issandaga olla. Alati ei taha sellega kelkidega kiideldagi, et ma seda sellepärast tahan teha. Et ma tahan issandaga olla, või lihtsalt ma leian põhjused, tead, ma lähen praegu nii. Tead, ja sellepärast kallid, aga tegelikult me näeme, kuidas Eelial oli see igatsus. Ja me näeme, vaata, kes issandat ootavad, kuule, tuliste, hobuste ja vankritega tullakse järgi. Ja sellepärast, aga Elisa koha pealt ei saa ka pahandada. Ja sellepärast ma ütlen, et meil peavad olema ka, koguduses peavad olema need, võiks ütelda need Elisad, ja meil peavad olema need Joosuad, kes käivad kogu aeg Moosese kannul. Ja kes käivad, Joosu oli tegelikult noorest põlvest oli tegelikult kogu aeg oli Moosese kannul käimas. Ja Elisa koha pealt on öeldud ka samamoodi, et kui ta juba vaata selle kutses sai, siis hiljem on ka, ta oli ju see, kes valas kätte Eelia kätte peale seal ja sellepärast on niimoodi, et vaata see jäämine, see olemine tegelikult on tähtis, see järjepidavus. Ja sellepärast, ja ma ei saa, kui ma seda lugu sain issanda ees, siis issand tuletas meelde, et sa olid laps siin koguduses. Sa lihtsalt olid.
sa lihtsalt vaatasid seda, mida sul oma isa siin tegi. ma püüdsin lihtsalt olla kaasas sellega, see oli täiesti teistsugune aeg, meil oli mingi saksa muusika, tead, mingisugused instrumentaallood olid, mida me panime vahest enne jumalateenistust käima, et ilusad meloodiad olid tõesti, vaimulikud laulud ja meil olid mingisugused paar vehvikasti võimenduseks ja tead, niisugused ja üks magnetofon, kust käima seda panime ja teatud asju ja vahest jutlusi lindistasime ja tegime ja lihtsalt olin nagu nende asjadega nagu kaasas. Issand tuletas nagu sedasi meelde, et aga selles kõiges oli lihtsalt üks järjepidevus. Ja tegelikult seda järjepidevust tuletas Jumal mulle meelde veel. Mõtlesin, et kui sa olid 10-kuune, sind õnnistati Tapal ja üks õnnistajatest olid, siis oli ühesõnaga, oli Oswald Tärk. Sest mu isa ordineeriti, kui ma olin 10-kuune, Tapa koguduses, pandi pastori ametisse, paluti õnnistust. Ja üks nendest oli just Oswald Tärk, kes oli seda õnnistust tegema. Mina muidugi ju seda ei mäleta, ainult piltide pealt, pilt on sellest ajast on olemas. Aga tegelikkuses on selles üks järjepidavus. Ja sellepärast on see niimoodi, vaata see stabiilsus, kallid. Õige on nagu puu, mis on istutatud veeojade äärde. Kallid, hinnake stabiilsust. Ärge olge see nagu see perekati poole, tead, või nagu see Dmitri Makarenko meile rääkis, et see, mis taim, mis rullub, millel üldse juuri ei ole. Et lihtsalt rullub siin tuule käes siia-sinna. Me ei tohi olla sellises mõttes nagu ütleme, siin nende maailma tuulte puhuda. Ja sellepärast aidaku meid tegelikult Jumal, et meis oleks nagu sellist ootust, kannatlikkust, et oleks sellist järjepidevust tegelikult, et need on niivõrd tegelikult olulised asjad. Nüüd tulen tagasi selle juurde, mis oli nelipühapäeval. Nelipühapäeval olid tegelikult kaks olulist asja. Oli Jumala võim ja Jumala sõna. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et Peetrus pidas tegelikult hea jutluse sellepärast, et Jumal kinkis tegelikult oma vaimu kaudu Peetrusele jutluse. Sest ega Peetrus polnud mingisugune jutlustaja mees. Aga põhimõtteliselt oli niimoodi, et nii kui Jumala vaim tuli, nii oli tal sõnum ka, mida ta väga selgelt ja otseselt rääkis. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et siiani on see lugu selline, meil on kahte asja vaja. Meil on vaja Jumala vaimu ja meil on vaja Jumala sõna. See maailm loodi täpselt samamoodi. Jumal loob tegelikult oma vaimu läbi, loob tegelikult selle maailma ja rääkides sõna. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et nii need asjad tegelikult peavad sündima jätkuvalt ja jätkuvalt. Nüüd, kas räägime veel, mis piiblist leian? Täna hommikul leidsin. Ja see on nüüd Ezekieli raamat, lähme Ezekieli raamatusse ja Ezekieli raamatu 37. peatükk peaks olema see, kus on seal need surnud luud. Seda ma hakkasin, mõtlesin, et vaimulugu tead, räägi nendele luudele ja leidsin sedasi, et igavene vägev koht täna ka meelde tuletada sedasi, kuidas prohvet saab issanda käest sõna, et räägi nendele luudele ja siis räägi vaimule, et vaim tule 4 toole poolt. Aga täna läks hoopis elavaks üks järgmine koht, mida ma nüüd järgmiseks teile hoopis jagada tahan. Ja siis on üks selline koht, mis mu silmad ette äkki tõusis ja see on hoopis 37.11. See päratu vägi juba tõusis jalgadele, see sõjavägi, mis on eelnevalt on juttu, aga nüüd salm 11. Ja issand ütles mulle, inimese poeg, need luud on kogu Iisraeli sugu. Saad aru? Nüüd ta pöörab selle asja, pöörab Iisraeli poole. Vaata, nad ütlevad, meie luud on kuivanud, meie lootus on kadunud. Me oleme nagu ära lõigatud. Ja nüüd ma panen järjekorda siia vahele ja tuleb minna siis Rooma kirja 11. peatükki. Ja Rooma kirjas, mida on tegelikult on räägitud 17. salmist. Kui nüüd okstest mõned on ära murtud, aga sina, kui metsõli pole nende asemele poogitud ja saad osa õige õlipuu mahlakast juurest, siis ära hoople okstees, kui sa hoopled, siis pea meeles, et sina ei kanna juurt, vaid juur kannab sind. Sina ehk ütled, oksad on ära murtud, et mind asemele pookida. Õige küll, nemad on ära murtud uskmatuse pärast, aga sina püsid usu läbi. Ära mõtle kõrgilt, vaid karda. Ja siin läheb see mõte edasi, sest kui Jumal ei säästnud loomulikke oksi, ega ta siis sindki säästa. Vaata siis Jumala heldust ja karmust küll nende vastu, kes on langenud, heldust, aga sinu vastu, kui sa jääd heldusesse, muidu raiutakse sindki maha. Aga ka nemad, kui nad ei jää uskmatusse, poogitakse puu külge, sest Jumal suudab nad jälle külge pookida.
nii et noh, ja see mõte Paulusel üsna pikalt, mida ta räägib. Lugesin sedasi, me oleme kuivanud, me lootus on kadunud, me oleme otse kui ära lõigatud. No tuleb meelde see Rooma kirja pilt, mida Paulus räägib, ütleb, et kuidas need oksad on ära lõigatud. Ja nüüd loeme edasi, Ezekieli 37:12. Seepärast kuuluta prohvetlikult ja ütle neile, nõnda ütleb issand Jumal, vaata, ma avan teie hauad ja toon teid, oma rahva teie haudadest välja ja viin teid Iisraeli maale. Ja te saate tunda, et mina olen issand, kui ma avan teie hauad ja toon teid, oma rahva teie haudadest välja. Ja ma annan teie sisse oma vaimu, et te saaksite elavaks. Ja ma asetan teid teie omale maale ja te saate tunda, et mina issand olen rääkinud ja teen seda, ütleb issand. No nii, avan hauad. Nüüd kord veel tuleb minna sinna Rooma 11 tagasi. Sellepärast, et vaata, ikkagi väga tõsine pilt, mida ütleme, prohvet räägib ühe rahva kohta. Kui meie rahva kohta räägitakse, et et Eesti rahvas on seal, kes on seal teisel pool raudteed, Võrus, kus on surnuaed. See on see rahvas seal, kes on sinna maha maetud, kes on haudades, et nad on surnud ja nad on haudades. Ja olgugi, et see rahvas ju elas, kelle ta räägib. Aga vaimulikus mõttes surnud, mis surnud. Nad on haudades, nad on surnud lihtsalt, olete ühed lubetud hauad, vahet ei ole, millised te olete, eks, aga hauad olete. Ja kõikesugust roisku olete täis. Ja nüüd on niimoodi, aga siis ütleb, eks, prohvet ütleb sedasi, et kuuluta prohvetlikult, et need hauad tegelikult lähevad lahti, ma avan teie hauad ja toon oma rahva nendest haudadest toon välja. Kallid, meil on küll neid tegelikult, kuidas ütelda, neid lähedasi ja omakseid ja kõiki, kes on sellises auolukorras, kes on surnud oma pattudes, kes on pimeduses ka aruga tühjagi ei saa. Issand tahab neid haudasid avada. Ja sellepärast, mis siis, et on juba 4. päev ja lehkab. Tuleb olla usus. Issand tahab tegelikult tuua neid inimesi ellu. Ja nüüd on niimoodi Iisraeli koha pealt järgmine salm, mida tahtsin lugeda, on see. Rooma 11:15. Sest kui nende kõrvaleitmine on maailma lepitus, sest kui juba nende kõrvaleitmine on maailma lepitus, mis siis on nende vastuvõtmine muud kui surnuist ellu tõusmine? Ma avan nende hauad, see on surnust ellu tõusmine. Ja sellepärast on nii, et saate tunda, et ma avan, tulete haudadest välja ja annan oma vaimu. Ei ole mitte kellegi muu lahendus, miski muu kui Jumala vaim. Juudid ei saa oma tarkusega elada, sellepärast, et neil on tarku ja Nobeli preemiaid ja nendel on palju ja palju, aga vaimu on vaja. Ja sellepärast see on tegelikult selle maa lahendus. Prohvet räägib juba seda ette, et teil on Jumala vaimu on vaja. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et eelkõige on tegelikult on vaja ja issand tahab tegelikult seda teha. Ja sellepärast on see niimoodi. Aga vaata, kui sa Jeesuse ära lükkad, kuidas sa saad seda Jumala vaimu vastu võtta? Need kaks asja ei käi kokku. Sest et Jumal ei hakka ennast niimoodi tegema, et kuule, et hea küll, te lükkate Jeesuse ära ja siis elate isa ja vaimuga, tead, eks. Ei, nii see ei lähe. Jumal tahab, et kogu tema olemus, juudile ja kreeklasele, kõikidele tegelikult see peab olema. Ja nüüd on nii, et praegu on teate selline aeg, väga palju on neid hääli, et üldse, et varsti Iisraeli riik üldse kaob ära. Ütleme, räägitakse sellest kaob ära, ütleme, et sest, et nad vaatavad seda, pisike kitsukene, ta on ju väiksem kui Eesti. Mis siis, et rahvast on seal natukese rohkem, osasid tahetakse sealt üldse ära kuskile saata Ukrainasse või kus iganes neid mujal ära sealt, et ei oleks neid selliseid juute, kes nendele väga ei meeldi, tahetakse nagu kuskil otsida kohta ja et minge ära, et ärge segage siin. Aga kallid, tegelikkuses on niimoodi, et see kõik, mida inimesed räägivad, mida see maailm räägib praegusel hetkel, see kõik on tühine. Nüüd selle juures ma tahaksin lugeda siit ka veel ühed sellised salmid, mida siia tuleks lugeda, see on Jeremia raamatu 31. peatükist. Ja see on niimoodi, et vaata, hiljuti lugedes Jeremia raamatut ma nägin, kui tugevalt tegelikult, ja isegi ma teen praegusel hetkel väikese vahe siia vahele, ma ei räägi Iisraeli riigist, ma räägin Iisraeli rahvast. Saad aru? Rahvas võib olla riigita. Mustlased ka ilma riigita. Kas pole rahvas või? Kuningad ka nendel olemas veel. Kõik on olemas ju, Aga seda riiki pole tühja vaja, tead. Sa elad oma rahvaga ja kõik su oma parunid on kohal. Ja kõik on korras, eks. Ja sellepärast uude Jeruusalemma kantakse see au sinna sisse. Tulevad rahvad, tulevad suguarvud, tulevad keeled, tulevad nende kuningad. Ja kõik tulevad. Halleluuja. Ma usun, et Harri ka tuleb. Sellepärast, et kiitus Jumalale, et need on Jumala sõna tegelikult tõotused, et kuningad tegelikult tulevad ja need parunid on seal ühel hetkel on kohal. Sest Harri paradas tõsiselt tegelikult meelt. Ja sellepärast on see nii, et kiitus Jumalale, et võime nii mõelda. Aga nüüd Jeremia raamatu 31. Jeremia 31:35. Kõigepealt loen selle koha. Vaata, millist
võrdlustega tegelikult Jumal oma rahvast räägib. No siin on uuest lepingust on juttu ja kuidas Jumal paneb siis selle vana lepingu asemele uue lepingu ja kirjutab käsud südamesse aga nüüd 35 salm. Nõnda ütleb issand, kes on pannud päikese valguseks päeval ja kuu ja tähtede korrad valguseks öösel, kes liigutab merd ja paneb selle lainet kohama. Vägede issand on tema nimi. No kes paneb päikese, kes paneb kuu? Ainult issand. No suudad sa mere loksuma panna, kui meri on vaikne? No viska kivi sisse, palju sa suutsid? Või puhu seal natukene. Aga Jumal paneb mere loksuma. Vahest paneb ikka võimsalt paneb loksuma. Ja sellepärast, aga me näeme sedasi, Jeremia saab aru sedasi, et kuule, et keegi on suurem. Ja siis ta ütleb sedasi, et ja kui need korrad nihkuksid mu palge eest, ütleb issand, lakkaks Iisraeli sugu alatiseks olemast rahvas mu palge ees. Ta ütleb sedasi, et kui need, ütleme, päike, kuu ja mere loksutamine, ütleme, ära lõppeks ja kui seda enam ei oleks, vaata, need on ja need püsivad ja nii kaua, kui püsib maa, kõik see tegelikult püsib. Ja sellepärast nii ei lakka ka see rahvas olemast. Ja sellepärast on see niimoodi, nad ei ole mitte sugugi ära tõugatud, kui lugeda seal Rooma kirja 9. peatüki algust, kus Paulus seda juutide lugu hakkab rääkima, oma rahvast hakkab väga rääkima, sellepärast kallid, nii see on. Et mõtleme selle peale. Ja siis tal on teine võrdlus veel, 37 salm, nõnda ütleb issand, kui peaks saama mõõta taevast ülal ja uurida maa aluseid all, siis ülgaksin ka mina kogu Iisraeli kõige selle pärast, mis nad on teinud, ütleb issand. Ja sellepärast ka allid, pange tähele sedasi. Inimesed tegelevad vahest mõttetute asjadega. Ei me suuda seda taevast uurida. Tahetakse sinna Marsile minna või teha või mis iganes. Tead, see on nii väikene, ütleme, kripimine selle taeva kallal, mida iganes võiks üldse nagu mõelda. Ja sellepärast on nii. Ja samuti ka uurida neid maa-aluseid. Ja jälle seesama võrdlus. Issand ütleb, need on võimatud asjad. Ei saa te siin maa peal selle asjaga hakkama. Ei saa te taeva poole asjadega hakkama. Aga kui te saaksite, siis ma ülgaksin selle Iisraeli soo. Ja Jumal julgeb rääkida selle võrdluse välja. Ta teab, et seda ei juhtu. Ja nüüd on nii, et 33. peatükk ja salmid 20 ja 25 ka veel Iisraeli koha pealt. Nõnda ütleb issand, kui te võite teha tühjaks minu lepingu päeva ja minu lepingu päevaga ja ööga, nõnda, et päev ja öö ei tule neile seatud ajal, siis muutub tühjaks ka minu leping mu sulase Taavetiga, nõnda, et ma enam ei ole, et tal ei ole enam poega, kes valitseks tema aujärjel, nõnda samuti minu leping leviitidega, peressetega, kes mind teenivad. Ja see läheb kuni edasi, ütleme sedasi, et see Taavetiga lepingu mõte, aga siis 25 salm. Nõnda ütleb issand, kui ei oleks mu lepingut päeva ööga, kui ma ei oleks seadnud taeva ja maa kohta korda, siis ma ülgaksin ka Jaakobi ja tema sulase Taaveti soo. Ja sellepärast, kallid, vaata, Jumal on nii kindlalt on tegelikult on rääkimas. Ja kallid, nüüd on see niimoodi, et päev ja öö on olemas. Mis lugu praegu on? Kumb ta siis praegu on? Kas siis on päev või kas on öö? Me oleme päevalapsed, aga see samas on paralleelselt on ju tegelikult on öölapsed. Eks, et on pimeduse lapsed ka, kui Jumala sõna räägib. Mõlemad on nagu paralleelselt siin selles maailmas olemas. Ühed on pimeduse lapsed, ühed on öölapsed, teised on päevalapsed. Me oleme päevalapsed. Nüüd on üks huvitav hetk, vaata, kui oli Samaaria piiramine, siis juhtub üks selline lugu, need 4 pidalitõbist. Kui me vaikime hommikuni, siis me jääme tegelikult süüdlasteks, kui me hommikuni vaikime. Ja sellepärast on kallid nii, et ma tahaks selle koha lausa lahti teha, see on siis, peaks olema seal teise kuningate lugu ja kus siis on, kuidas nad siis on siin rääkimas, ütleme nii. Ja see on 7-9, teise kuningate 7-9. Siis nad ütlesid üksteisele, kallid, me oleme ka täna siin koos. Me oleme need pidalitõbised, keda Jumal on ära päästnud kõigest patust. Me oleme saanud kõigi rikkuste juurde, me oleme juba endale ahnitsenud, tassinud hõbedat, kulda, riideid, oleme neid maha matnud ja nagu enda jaoks juba kõik oleme hästi ära varustanud, oleme leidnud sedasi, me paljud oleme vaimulikult ka ennast hästi varustanud, raamatuid ja värki õppinud ja teinud ja oleme püüdnud teha. Aga siis nad ütlesid üksteisele, meid olite õigesti. See on hea sõnumipäev, kui me vaikime ja ootame, kuni hommik hoidab, jääme süüdlasteks. Ja vaata, ta ütleb, see on hea sõnumipäev, aga tegelikult oli öö ju.
kui me vaikime, kuni hommik hoidab, jääme süüdlasteks. seepärast tulge nüüd ja mingem ja kuulutagem seda kuningakojas. ja nad tulid ja hüüdsid linna väravahoidjad ja jutustasid neile, ütlesid, me läksime süürlaste leeri ja vaata, seal ei olnud kedagi ja inimeste häält ei olnud kuulda ega olnud kinni seotud, küll olid aga kinni seotud hobused ja eeslid, samuti olid telgid sellised, nad nagu olid olnud. ja siis väravahoidjad tõstsid kisa ja teatasid sellest kuningakojal ja kuningas tõusis öösel. ja järgmisel päeval oli asi odav, eks. ja kallid, sellepärast meie asi on ja seda muutust selles pimeduses praegusel hetkel kuulutada. Mõtlesin, praegu on see pimeduse aeg, pimeduse tund ja pimeduse võimus. aga kui meie vaikime, see ei ole tegelikult kerge, eluhinnaga tuleb teha neid asju, ma mõtlesin seda, see on näiteks, täna võtan veel ühe mehe nime suhu, Varro näiteks, tegi otsuse, et lahkub sealt sellest fraktsioonist, kus ta seal praegusel hetkel oli, jääb nagu oma ette, sest ta teeb tegelikult kõige rohkem oma südametunnistuse järgi ainult samme. sa leiab, et kõigega kaasas olla ei saa. see maksab talle nähtavasti järgmist Riigikogu perioodi või kohta. Mooses tuli ka lossist ära. lossist tasub tulla tegelikult ära püstipäi. oled rohkem õnnistuseks kui mis iganes tegelikult. sellest, et Mooses tuli sealt ära ja päästis tegelikult selle rahva. ja sellepärast, issand, tõsta üles meile need juhid juba ükskord, kes juhivad selle maa õnnistuste sisse. Amen. Tõuseme. isa, me täname sind selle tänase hommiku eest. ja tänu sulle, Jumal, et nägemus ootab aega, aga see läheb kindlasti täide, nii nagu Haabakuk ütleb. Jumal, me täname sind, et kõik see, mida sa oled oma sõnas rääkinud, see läheb täide. ja isa, kiitus ja tänu sulle. ma tänan sind, Jumal, et on neid inimesi, kes lähevad Jumala mäele, kes kuulevad sinu käest ülesandeid, kes näevad neid põlevaid põõsaid, kes ei ole mitte mingisuguse ise tehtud ega võõra tule juures, vaid issand, lähevad sinu mäele ja kogevad sinu lähedust, lähevad särama sellest helgist, mis tuleb sinu käest, sellest särast. isa, me täname sind. ja isa, me täname sind, et me võime täna paluda sellel nelipüha päeval, et meie, kes me oleme siin, et me võiksime praeguses ajas näha, kuidas ja kus sina, Jumal, oled tegutsemas. isa, ma palun seda, et meil oleks vaimuside, et meil oleks vaimuühtsus. isa, ma tänan sind, et meil on vaimuühtsust õigeusklike ja luterlastega või mis iganes liikumisest, kes on sinu omad, meil on nii hea tegelikult kohtuda ja saame rõõmsaks, issand, üksteist kohates ja nähes. isa, kiitus ja tänu sulle ja me täname sind, issand, ma tänan sind, Jumal, et selle sõna eest, mis sa oled täna siin praegusel hetkel andnud, mida sain jagada ja tee sina oma vaimu läbi jätkuvalt tööd me igaühe juures, isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle Jeesuse nimel, aamen.